Tere, tere! Täna ma tahan teile siis rääkida sellisest väga huvitavast teemast, et milliste numbritega sünnivad siis, hääl tahab ära minna, ei tohi rääkida sel teemal. Milliste numbritega sünnivad siis miljonärid? Millised numbrid siis peaksid olema sünnipäevas, kuus ja aastas? Kas peab või ei pea, see on muidugi iseküsimus. Ja te olete kindlasti kuulnud, et inimeste sünnikuupäev, siis ma mõtlen sünnikuupäeval siis kõiki sünnipäev, sünnikuu ja aasta mõjutavad siis tema rikkust. Kas see on siis tõsi või see väljamõeldis, see jääb meie igaühe ja teie otsustada. Ja kas te saate numbrite abil mõjutada ka oma rahalist edu? Mina usun küll, et saab. Ja kuidas seda kasutavad siis ka sellised tuntumad inimesed ja ka müstikud, iidsed müstikud ja millistel kuupäevadel sünnivad maailma kõige rikkamad inimesed. Et selles videos siis me vaatame kõiki neid asju ja soovitan siis ka vaadata video kohe päris lõpuni. Et ma annan teile ühe väikse nipi, väikse praktika, mida ma siis teen koos teiega siin läbi täna. Minu jaoks ka hästi huvitav teema. Ja see peaks parandama siis meie rahalist olukorda. Muidugi sõltub, kas sa usud sellesse või mitte. Täiesti vaba teema. Ja, ehk siis soovitan siis vaadata video lõpuni. Ja täna ma siis räägin mingitest teatud inimestest ja siis vaatan nende sünnikuupäevasid. Ja rahaenergia on siis tavaliselt seotud numbritega 3, 5 ja 6 ja loomulikult ka 8. Mina olen siis videotes rääkinud kõige rohkem siis 8-st, aga kõik need mõjutavad siis erineval moel. Ehk siis mõtle praegu kaasa, ehk kirjuta kohe endale kas või üles paberi peale, ma vaatasin siia, ma kirjutasin juba ülesse, ehk siis oma sünnipäev, kuu ja aasta. Et ma räägin nendest numbritest ainult seal, mingit muud asja ma ei kasuta, võib-olla mainin vahepeal siis seda pentagrammi näiteks, aga praeguses videos me vaatame ainult sünnipäeva, kuud ja aastat. Ja vaatame, kuidas nad siis täpsemalt mõjuvad ja iga energia avaneb siis nagu omal mõjul. Kui sul on siis 3, 5, 6 ja 8, need numbrid seal esinevad, siis 3 energia on selline voog, see on rahavoog. Ja see on väga hea selline energia investeeringuteks. See annab hästi palju ka ressursse ja alati annab 3 meile sellise hea meeleolu, eriti siis raha puhul, sul on nagu väga hea selline rahanina, et see viib nagu õigetesse kohtadesse. Muidugi iseasi, kas me siis seda kasutame õigesti või mitte. Et ja see viitab ka sellele, see number 3, et sa satud hullult hoogu ja võid muutuda ahneks siis teiste arvelt. Ja peab laskma selle energia nagu justkui vabaks selles suhtes, et teie, kellel teil on edukuse koodis ka number 3 olnud, siis ma alati ütlen, et te peaksite olema nagu nähtaval. Ehk siis ma ei tea, mida iganes. Noh, teie, kes te olete märtsis sündinud, on ju, või siis seal 3. päeval sündinud, 30, mida iganes, et teile esineb see number 3 seal kuidagi sünnipäevas, kuus ja aastas ka võib-olla selle lõpus. Ja seetõttu on ka näiteks 3 väga sageli seotud ka pangandusega, rahaliste vahenditega, liikumisega ja väga head oskuslikud investeerijad on, kellel on siis number 3. Ja loomulikult sinna kaasneb ka miinuspool, et seal võib olla ka kavalust, pettust ja võib-olla ka näiteks egoismi. Nii nagu igal numbril on oma plussid ja miinused. Ja siis number 5, 5 energia on seotud pideva laienemise ja kommunikatsiooniga ja see on selline aktiivne number ja see energia aitab siis turundusel, äril ja siis ka laiendamisel, kommunikatsioonil kindlasti. Ehk kui te tahate midagi laiendada, midagi tuntuks ja suureks teha, siis vajad kindlasti oma seltskonda inimest, kelle sünnipäevas, kuus või aastas on number 5. Ja 5-l on muidugi ka omad miinused, et see tähendab seda, et tuulepäisust, hoolimatust, tühjad jutud ilma praktilise tegevuseta näiteks. Ja seetõttu on igal energial loomulikult omad plussid ja miinused, kuid 5 aitab väga tugevalt raha teenida läbi reklaami, läbi praktiliste laiendamiste ja samamoodi ka siis see kommunikatsioon, mis 5-l on. Ja number 5 energial on hästi tugev selline mitu sammu ette nägemise energia, ehk siis selline logistiline mõtlemine on väga tugev. Ja number 6 näiteks, kui sul esineb seda kas sünnipäevas, kuus või aastas, siis kuu energia on alati selline kerge edu. 6 on armastuse number, nagu ma olen siis öelnud. See on tulemuste saavutamine ilma erilise pingutuseta
ja pingutuse optimeerimine, tulemuse saavutamine kõige lihtsama tee kaudu. Ehk siis justkui sa tajud selle ära, kui sul on nagu mingisugune zen liikumine. ja kuus on õnne ja edu talismann neile, kes oskavad seda energiat siis targalt juhtida ning see on ka isiklike säästude sümbol. Ehk siis kui meil on vaja isiklikke sääste, siis me kasutame, tõmbame enda poole selle number 6 energia, ehk siis kui sul on number 6 olemas ja sünnipäevas 6 või aastas, siis ma olen seda rääkinud ka, et see on nagu väga sellised perehoidja energia. ehk siis kui sa oled midagi saanud investeerinud, sul on kõik see asi toiminud, siis sa oskad seda nagu hoida. Ja muidugi ka kuuel on siis ka negatiivne pool olemas, ehk siis see on liigne naudingutesse sukeldumine, mõnu taga ajamine ja asjade lõpuni viimata jätmine. ja see on seotud ka sellise laiskuse energiaga. aga üldiselt kuus on kergest sellisest edust ja rahast läbi lihtsuse. selles suhtes, et kuus nagu teie, kelle teil on kuus olemas, siis te kasutate seda, kuidas ma ütlen, seda, no kuus on armastus, väga siiras armastus ja ka see, et sa näed, sa usud ja loodad inimestes nagu head, on see number 6, miks ta siis on nagu selline rahaliselt ka edukas. aga 8 energia, see on selline materiaalne maailm ise ja see on maksimaalse rahalise edu saavutamine läbi visatöö, süsteemsus, kontroll, organiseerimine. ja 8 on muidugi see väga tugev negatiivne pool, et kui plussis on see kontroll, siis miinuses on see täielik kontroll kõiges ja kõigi üle. ja see energia ei lase lõdvestuda, ei anna vabadust ja keerab kruvisid nii tugevalt, et see muutub talumatuks. ja muidugi siis see inimene, kellel on seda 8 seal, kas kuus sünnipäevas või siis aastas, siis see, mida ta teeb, ta kõige rohkem kruvib nagu endal neid kruvisid. ikka no niimoodi vindi peale, saad aru, et pärast käib kõks ja sa ei saa seda lahti ka. ja eks number 8 on täielikult kontrolli energia. aga üldiselt aitab siis 8 neil, kes saavutavad rahalist materiaalset heaolu läbi visatöö. ja number 8, siis temal on väga-väga oluline, kui sul on siis sünnipäevas 6 või aastas, siis sa pead delegeerima, õppima delegeerima. kusjuures unustasin ütelda ka, et vaadake, liitke kokku see sünnipäev, kuu ja aasta, ehk siis te saate elude numbri. mis elude number teil on, et siis seda numbrit ka siin selles jadas võiksite vaadata. siis jah, number 8 tähendab totaalset delegeerimise õppimist ja see, et sa ei kontrolli, kui sa oled juba ülesande edasi andnud, siis on nii. ja kui me analüüsime inimest ja tema antud omadusi, peame me kindlasti vaatama kõiki tema omadusi siis tervikuna. ehk siis sünnikaardis vaatan ma siis tavaliselt seda isiksuse kolmnurka, vaimse kolmnurka, ametit, kõik selle kogu süsteemi, kes on käinud seal vestlusõhtutel või on jälginud minu neid live esitlusi siin, siis te saate aru, millest ma siis räägin. ja on vaja selles suhtes siin selle video puhul, siis me vaatame sünnipäev, kuu ja aasta, eks ju, elude numbrid ka võite seal vaadata, et siis need numbrid ei ole ei head ega halvad. lihtsalt sõltub sellest, kuhu meie seda nagu energiat nendesse numbritesse paneme. ja siin ma siis räägin rohkem sellistest edukuse numbritest. ja, ja vaatame siis selles suhtes siin seda rahalisi numbreid ehk siis edukust andvad numbreid ja rahaline kood siis näitab eluetappe, millest inimene peab läbi minema ja kui ta läbib nüüd õigesti, siis tulevad tema ellu ressursid ja õiged inimesed ja vajalikud sündmused. muidugi ka raha võib tulla jõena, kui sa seda nagu energiat kasutad õigesti, et aidata siis teisi oma teel ja aidata siis läbi teiste inimeste seda raha energiat laiendada, mitte kindlasti selliselt nagu kitsalt ainult iseenda jaoks, oma kõige kallima jaoks. ja kui me vaatame näiteks sünnikaarte eraldi, siis ma pööran alati tähelepanu ka sellele, et kui palju siis inimese selles sünnikaardis üleüldse on 8-id, et kui on sünnikaardis näiteks 1 kuni 2 8, siis see on väga hea näitaja, mis ütleb, et inimene on töökas ja tal on isegi selline kohusetunne, mis sunnib teda pidevalt töötama ja pingutama siis tulemuste nimel. ja kuni ta selle lõpuni ka viib.
ja see on väga sügav selline karmaline kohusetunne, mis saadab inimest kogu elu. ehk siis seal on vaja see õppida delegeerima ja siis see kõik väga hästi töötab. aga kui sünnikaardis on rohkem kaheksaid, näiteks kaheksa, siis 3 kuni ma ei tea, kui palju, siis see võib olla selles suhtes väga keeruline sünnikaart, ütleme niimoodi, ja see on täidetud siis katsumustega ja seal on vajalik siis selline karmaline puhastustöö. et see viitab sellele, et see ei lase siis sellel inimesel normaalselt elada ja rahulikku ja sellist edukat elu nagu saavutada, sellepärast et mida rohkem kaheksaid on sünnikaardis ja kui sa nüüd vaatad näiteks oma edukuse koodi, siis edukuse koodis ka, kui sul on kaheksaid rohkem kui kaks näiteks, siis mis see võib tähendada seda ja nii nagu siis sünnikaardis, mis ma praegu ütlesin, siis see tähendab seda, et sa oled nagu ülikontrolliv ja võib-olla sa oled läbi elu õppinud seda, et see liigne kontroll on liiga palju. et noh, sa pead ise tunnetama selle, kus kohas on see tasakaal. ma saan aru, sa kindlasti tahad nüüd ütelda, et usalda kontrolli võib-olla tõesti, mul on ka üks kaheksa, aga ma olen õppinud oma eluteel väga hästi delegeerima asju. muidugi olen saanud ka vitsa, aga ma olen võtnud seda kui õppetundi. ja me peame siis arvestama ka inimese isiklikku aastat, kuud ja isegi siis päeva, et siis jah, päev, kuu ja aasta, et saada siis seda äh, korralikku nagu ülevaadet, et sealt tuleb see sünnikaardi analüüsis tulevad kõik need numbrid välja. ja muidugi mõjutavad ka näiteks meid sellised asjad nagu no ma ütleksin, et kõige rohkem ikkagi tuleks tähelepanu pöörata siis sünnipäevale, kuule ja aastale, elude number, siis hingemissioon, mis sealt välja tuleb ja mõjutavad ka see, et su nimi, perekonnanimi, siis samamoodi ka võib-olla riik, kus, mitte võib-olla, aga siis riik, küla, kus sa elad, eks ju, siis me võime veel peensusteni minna, maja, kus sa oled, siis maja number, kus sa oled ja näiteks, kui sa seal vahetad näiteks oma perekonnanime, siis see ka kindlasti mõjutab, isegi üks täht näiteks võib mõjutada mida iganes, seda võib ajada päris selliseks väga-väga peeneks ausalt öeldes. Ja vaatame nüüd selles suhtes ikkagi nüüd tagasi siis, et igaüks võib vaadata siis oma seda sünnipäeva, kuud ja aastat. ja kui seal leidub nüüd 7, 8 või 9. jah, enne me rääkisime siis 3, 5 ja 6 ja siis 8 mainisin ka ja siis nüüd vaatame, kui 7, 8 ja 9 on olemas. kui teie täissünnipäevas on siis energia 7, 8, 9, on teil sünnist saadik avatud miljardäri liin, mida nimetatakse ka transformatsiooniliiniks või siis taassünniliiniks. ehk siis tähendab seda taassünd, mis see tähendab, et sa võid siis midagi lõpetada ja alustada, lõpetada ja alustada oma elus. ja sa kindlasti nüüd, kui sa vaatad oma sünnipäeva, kuud ja aastat ja mõtled, kurja, mul on olemas need numbrid, aga rikkust küll ei ole. no vot, siis on see lugu, et vaata, kus kohas sa seal nagu miinuses oled. jällegi soovitan, et kui sa oled mu kanalil enne ka ringi käinud, et siis tasub kuulata, et mis on näiteks 7, 8, 9, siis miinus ja plusspooled. ja, aga see liin töötab nii, et tõstab teie kehas maksimaalse hulga energiat ja kui see energia ei leiu väljundit, läbi teie eesmärkide, siis see plahvatab ja loob teie ellu palju ebasoodsaid sündmusi, lugusid ja olukordi, mida tuleb pidevalt lahendada. ehk siis, kui 7, 8, 9 on miinuspoole peal, siis see elu ei ole meellakkumine, ütleksin niimoodi. ja sellised inimesed võivad langeda siis draamadesse, müstilistesse probleemidesse, siis töötab see 7, 8, 9 mitte miljardäri liinina, vaid hoopis selline korralik transformatsioon ehk siis mitte mingi asja loomiseks, vaid mingi asja nagu lammutamiseks pidevalt ja mida see kõige rohkem siis mõjutab, siis sind ennast. ja, ja see viitab sellele, et kui sa oled seal väga tugevas miinuses, siis see võib tekitada väga selliseid raskeid ja keerulisi probleeme sinu eluteel. ja, aga kui näiteks selle kombinatsiooniga 7, 8, 9 on lisaks veel 4, siis see täiendab seda edukuse koodi, mitte edukuse koodi, aga nüüd seda numbrite kombinatsiooni 7, 8, 9, et siis see täiendab seda väga hästi. et 4 energia on siis selline väga tugev struktuur ja siht, mis aitab siis inimesel edasi liikuda selle kombinatsiooniga. ehk siis, kui su sünnipäevas, kuus ja aastas leidub nii 4, 7, 8 ja 9, oota, 4, 7, 8, 9, jah
ehk siis see on selline tohutu suur võimalus saavutada suurt rahalist edu. Et see annab hästi palju sellist nagu energiat siis leida see õige suund, õige siht ja siis 7, 8, 9 toetavad seda täielikult. Ja toome siis mingisuguseid näiteid. Ma toon teile mingeid näiteid. Näiteks Elon Musk. Ja ma olen seda enne oma videotes ka maininud, siis tema sünnipäevas. Ta on siis sündinud 28.06.1971. Sa võid lausa selle üles kirjutada. Et temal on olemas siis sellised numbrid nagu 7, 8 ja 9. Ja ta on inimene, kes kaldub impulsiivsetesse, impulsiivsetesse, eksklusiivsetesse tegudesse, mis sageli kas tõstavad tema heaolu või viivad selle järsult alla. Ja ta liigub üles suurte hüpetega. Ehk siis 7, 8, 9 on see, et sa võtad nagu julmalt ette ja hakkad kohe toimetama. Aga Elon Muski puhul on omaette lugu, et tal on miljardäri energia peidus juba sünnipäeva arvus. Ehk siis see number, jah, 28, millest ma tulen natuke rääkima, kuid tal on ka miljardäri see niinimetatud kood ehk siis 7, 8, 9, need numbrid on olemas, aga tal ei ole 4. Ja seetõttu, kui tal kaob eesmärk ja kui sellisel inimesel siis eesmärk kaob, siis hakkab ta käituma väga impulsiivselt. Ja võib-olla ka selliselt ekstsentriliselt ja tekib tal siis kaos tühja koha pealt. Ja sest tohutu energia, see jõud siis plahvatab ja tema elus toimuvad sellised ettenägematud olukorrad. Aga siis sünnipäevas 6 aastas on ka selline teine üks selline mõjutav kombinatsioon, mis siis võib rahalist kasvu tuua. Ja need numbrid on siis 1, 5 ja 9. Ehk siis, kui su sünnipäevas 6 ja aastas leiduvad sellised numbrid nagu 1, 5 ja 9. Ja see on väga haruldane kombinatsioon. Ja seda siis nimetatakse selliseks kas kommunikatsiooniks või siis adekvaatsuse liiniks. Ja inimesed, kellel on ainult näiteks 1 ja 9 ning puudub 5. Ja seda on tegelikult suht paljudel, võib-olla väga harv, sa võid siia kommenteerida, et kas sul on näiteks see kombinatsioon 1, 5, 9 ja see eelnev kood, mis ma siis, mitte kood, see ei pea olema koodi näol, aga need numbrid esindatud, nii nagu ma ütlesin seal 4, 7, 8, 4, 7, 8, 9, jah. Et kas sul on esindatud need, minul näiteks ei ole 4, 7, 8, 9. Ma pärast näitan siis, mis mul on. Ja, aga lähme siis tagasi, et inimesed, kellel on ainult siis 1 ja 9 ning puudub 5, siis seda on jah suurem osa siis inimestel võib-olla. Noh, saate kommenteerida, siis neil on pigem selline nagu egoismi liin ja neil on raske teistega kokkuleppele jõuda, kaasata teisi projektidesse või üles ehitada mingisugust head sellist nagu dialoogi, arutelu või midagi koos nagu teha. Ehk see aga inimene, kellel on sünnikuupäevas esindatud siis number 1, 5 ja 9, suudab väga kergesti laieneda läbi teiste inimeste. Seepärast see 5 on suhtlemise number, nii nagu ma selle eelnevalt selle video alguses juba rääkisin. Ja suurepärane näide selleks on näiteks Bill Gates, kes on siis sündinud 28. oktoober 1955. Ja temal siis puudub selline siis need energiad nagu 7, 8, 9 energia, siis see kombinatsioon, kuid tal on siis 1 ja 9 ehk selline adekvaatsuse liin, mis võimaldab tal väga tugevalt laieneda läbi väga paljude inimeste, ilma et ta siis looks impulsiivseid või ekstreemseid tegusid. Ja tal on siis ka olemas see number 5 ja seda veel ka 2 korda. Jah, ma vaatan siia väga seda sünnipäeva, et sünnipäev 6 aasta, et ma mööda ei paneks. Nii Bill Gates kui ka see Elon Musk, siis need 2 inimest olid siis maailma rikkamate seas väga pikalt. Kõik teadsid seda. Ja kusjuures, mis on hästi huvitav, siis nad mõlemad on sündinud 28. kuupäeval. Ja kui võtta järgmine inimene, kes siin mul näiteks on siis võetud, on Steve Jobs ja tema on sündinud siis 24. veebruar 1955. Temal on siis jällegi esindatud see 1, 5, 9 numbrid, siis tema elude number enne kokkuliitmist siis sinna ühekohalise arvuni, siis tuleb kokku 28.
nii et kähku liitke kokku omad need sünnipäeva, kuu ja aasta ja vaadake, mis te saate. ehk siis jah, me räägime üleüldiselt numeroloogias siis elutee numbrist kui 1-9. aga vaadake, mida te saate, mis numbri te saate enne seda. Sellise kahekohalise numbri saate. Ja, ja üldiselt 28 energia on väga tugevalt seotud siis rikkusega, sest kaks on selline mõistmine, arusaamise energia ja väga hea diplomaatia energia. Ja 8 on siis materiaalne maailm. Ja kui me kokku liidame 2 + 8, see teeb kokku 10, ehk siis 1 + 0 on 1, eks ju, siis see on juhtimine ehk materiaalse maailma mõistmine ja juhtimine. Ja kirjutage siis jah, näiteks kommentaaridest, kellel siis on näiteks 28 sünnipäev või siis teil on selline kood nagu 7, mitte kood, see ei pea olema kood, aga teie sünnipäevas on siis see 7, 8, 9 või siis 1, 5, 9 või siis teil leidub seal neid numbreid 1, 5, 6 ja 8. Võib-olla on see kombinatsioon, mis ma siis ütlesin, et on see 4, 7, 8, 9. ma väga loodan, et teil kõik asjad siin sassi ei lähe ja kirjutage siis, kuidas see teie elus siis on avaldunud ja milline on teie olukord siis praegu. Ja mäletage, et siis kommentaari saate panna just nii palju, kui te soovite. Et kui ei taha avalikult rääkida, siis ei pea kirjutama. Ja et oleks väga huvitav vaadata. Ja samuti sünnivad statistika järgi siis rikkad inimesed väga sageli 30. kuupäeval. Ja näiteks ma nüüd ei tea, kui hästi ma seda hääldan, aga kas ta on siis Warren Buffett äkki? Jah, ma arvan äkki niimoodi. Warren Buffett kirjutatakse. Et ta on siis sündinud 30. augustil 1930 ja ta on väga tuntud investor. Ja inimene, kes siis on õppinud investeerimist. Ja kuigi just 30. kuupäeval sündinutel on suured probleemid investeeringutega, laenude ja võlgadega, siis ning neil on ka vaja eelkõige seda teemat siis läbi töödelda, eks nad on väga lihtsalt võtma laenu, aga ei näe nagu seda tagajärge, et kuidas seda nagu tagasi maksta. ehk lõpetada laenude ja võlgade võtmine, mida te ei suuda tagasi maksta, kindlasti tasuda olemasolevad võlad ja läbi töötamata 30 energia siis puhul voolab raha läbi sõrmede ja nad ei suuda seda hoida. aga arenenud kujul 30 on kõige võimsam investori energia üleüldse kõigist numbritest. ja see on inimene, kes investeerib erakordselt tõhusalt iga sendi ja suudab kõike juhtida, sest ta õpib lõputult kogu aeg, kogu oma elu ja analüüsib lakkamatult kõike. samuti näiteks sündis 30. kuupäeval Henry Ford. ta on sündinud siis 30.07.1863 ja tema oli siis autotööstuse rajaja. kellel on Ford olnud, pange siia kommentaaridesse, minul on olnud kunagi Ford Scorpion, väga hea auto oli. ja 30. kuupäeval on väga edukad inimesed, kes loovad suuri tehaseid, kontserne või suuri ettevõtteid, mis toodavad siis midagi pidevas voos, sest 30 energias on see null. nii nagu ma olen teile öelnud, kas ta hävitab või annab energiat nagu juurde. ta annab nagu selles suhtes, et kui sa suunad selle number 3 energia nagu õigesse kohta, siis null võimendab täiega seda. ja midagi peab justkui kogu aeg voolama. et seetõttu siis sünnivad 30. kuupäeval siis tihti sellised presidendid, ettevõtjad ja väga tugevad investorid ja üldiselt väga intelligentsed inimesed. aga kui me võtame inimese äh, selle sünnipäeva, kuu ja aasta ja vaatame siis ka näiteks tema siis elude numbrit, et milline siis võiks olla see kõige rahalisem, kõige edukam number elude numbri puhul, siis muidugi igal energial 1-9 on oma head ja vead ja, ja kõiki neid numbreid saab energeetiliselt mõjutada. siis number 8 on kõige edukam number. ja nii nagu ma ütlesin, number 8 puhul, see on hea number, aga kui sa ei oska seda 8 energiat hästi kasutada, siis siis see viib hukatusse. ehk siis, mis seal on väga lihtne asi, õpi delegeerima, väga lihtne. ja, ja sageli siis need, kellel on elude numbriks number 8, siis nad teevad kõik, et saavutada rahaline edu ja heaolu. ja sageli on nad oma keskkonnas väga edukad ja kui nad on õppinud delegeerima ja usaldama ja koos töötama.
ja noh, muidugi siin ma ütleksin niimoodi, edukus ja rahaline rikkus, mis ma siin nüüd olen maininud juba mitmes erinevas versioonis, siis igaühe jaoks meil on see oma summa, oma arusaam sellest rikkusest ja see, mida mina tahaksin ütelda, siis ma küll tõin mingisuguseid teatud näiteid, toon veel paar näidet siis alati võrrelge ennast iseendaga. ehk siis see kõige suurem nagu selline rumalus, mida me teeme, siis ma ei tea, võrdleme ennast näiteks presidendiga või ma ei tea, kelle iganes, aga tegelikult me peaksime võrdlema iseennast iseendaga. ja näiteks see number 8 ka siis edukuse, ei, mitte see on elude numbri puhul, et siis on nagu selline nagu väga hea võimalus saada sul nagu edukaks ja saavutada midagi, kui sa oskad delegeerida. sest tal on siis muidugi ka teine pool, et kui ta ei oska näiteks partnerluses töötada ja püüab kõike ise teha, siis raha hakkab temalt hoopis välja voolama, kui ta hakkab pidevalt kontrollima. ta siis võib-olla sulgub endasse ja täielik läbipõlemine võib toimuda, ehk siis kurnab ennast täiesti läbi. ja mingil hetkel lihtsalt kaob jõud ja tekib negatiivne varjupool ja tohutu negatiivsus. Ja muidugi siis positiivses variandis, nagu ma ütlesin, et kui inimene on endaga tööd teinud, siis see on tal üks väga-väga võimas tööriist selle number 8 all. Jaa, aga vaatame siis, et tegelikult pole tähtis selles suhtes, et millise elude numbriga te sündisite, et oluline on täita oma siis kõik need numbrite energiat siis positiivsusega ja kuulata kõrvad kikkis erinevates selles suhtes nendes variantides, mitte variantides, aga pigem see, et kuidas näiteks siin 1-9 energiat töötavad, siis numeroloogiliselt, samamoodi ka kui te human design'i olete kuulanud või siis astroloogiat, siis ka sealt alati noppida need asjad, need kõik toetavad teineteist. ja muidugi on veel igasuguseid erinevaid tehnikaid, siis need kõik toetavad teineteist. ja tuleb lihtsalt tähele panna selles suhtes, et kuidas tõsta seda, kui sul on näiteks number 1 seal sünnipäevas, kuidas seda energiat veel kord nagu ülespoole tõsta, mida sa peaksid tegema. seal peab võtma juhtimise enda kätte, mitte oodata, et keegi sulle midagi ette delegeerib. ja ma vaatan, et ma nüüd midagi ära siin ei unustanud. ja ehk siis selles suhtes, et millised numbrid näiteks vastutavad väga hästi rahade eest, et saavutada seda isiklikku edu, siis kui sul on ka näiteks esindatud sünnipäevas, kuus ja aastas, kui sul on sellised numbrid nagu 1, 7 ja 4, aga näiteks mõndadel inimestel ei ole üldse näiteks number 4 või ei ole number 7. et sellisel juhul ei saa inimene kiiresti rahalist edu näiteks saavutada, sest tal puudub see teatud mingisugune energia. aga siis ta peaks rohkem tähelepanu panema sellele. näiteks minul ei ole number 4. eks mina pean alati mõtlema selle peale, et minul peab olema eesmärk. ja kuna mul number 4 ei ole, ehk siis sinul, kui on sünnipäevas või kuus või aastas number 4, see tähendab seda, et sul juba iseeneselikult on olemas see distsipliin, et sa suundud kuhugi ühe eesmärgi poole ja sa hakkad seda nagu vedama. seal on muidugi väga-väga palju vaja tähelepanu pöörata. ja ehk siis mina pean endale täitsa paberi ja pliiatsiga alati üles kirjutama oma järgmise päevaplaani, see toetab mind väga palju. kui näiteks teil ei ole number 7, siis see on jällegi jõud ja energia selle saavutamiseks, et siis mingisuguse edu saavutamiseks ehk siis eesmärgi saavutamiseks. kui sul ei ole seda, siis sa pead seda energiat endast push ima. ma näitan varsti siis, mis numbreid näiteks mul ei ole, siis te saate nagu ka aru, ma annan selle väikse tehnika, et kuidas te saate lihtsamalt veel aru, ma oleks võinud muidugi seda enne anda, aga no vahet pole. ja samuti võib näiteks inimesel olla esindatud numbrid 3, 6 ja 9 ja see on teenimise ja jumalike teadmiste liin. eks mina praegu vaatan selle järgi, minul on 2 kombinatsiooni täiesti olemas nende järgi, eks sina võid ka siin leida võib-olla 2 kombinatsiooni ja sellisel inimesel tekib kalduvus liigselt teisi aidata ja koguda tohutult teadmisi, kuid ta ei suuda neid teadmisi maandada. ja näiteks kui puuduvad sünnipäevas kuus või aastas, siis numbrid sellised nagu 1, 4 ja 7, siis need ei lase nagu tulla maa peale ja hakata nagu realiseerima oma plaane. sest 3, 6 ja 9 loob siis kalda rohkem teenimise ja teistele pühendumisse. lihtsalt ma praegu natuke jäin mõtlema, saate aru teiega, ma äkki näitan teile kohe sellise asja ära.
ma pidin kirjutama tagurpidi nüüd. Sest ma alguses kirjutasin niimoodi, ma näitan teile. Siis ma sain aru, et te näete valesti seda. Siis ma kirjutasin tagurpidi nüüd, et te näeksite õigesti. Näete jah? Ehk siis saab niimoodi, no nüüd ma ise pean vaatama, kuidas ma õigesti teile kirjutan. Saab teha selliseid trips-traps-trulli nagu sellise süsteemi ka, et siis saad vaadata, siis need jooksevad niimoodi üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa. Ja minu puhul siis näiteks ma paningi siia oma sünnipäeva, kuu ja aasta. Siis ma vaatasin, et mul on kaks ühte, kaks mul, oota, kuidas see läheb siin nüüd? Teate, ma olen valesti teinud, siin peaks olema kolm ja siin üheksa. Ohoh, vot see on tagurpidi kirjutamine. vaadake, ma parandan ära teie juuresolekul siin. Ma võtsingi sellise pliiatsi, väga vabandan ei osanud läbi näha. kurja, ma ei tea, kas nüüd on õigesti, aga ja eks siis mina tegin siis niimoodi, minul puudub näiteks kaks, mul puudub neli, mul puudub viis. nii, ma lähen siit edasi siis. ja ehk siis, kui ma enne rääkisin näiteks sellest koodist nagu seitse, kaheksa, üheksa, mul on see olemas. ja mul on ka selline kood olemas nagu kolm, kuus, üheksa. jah, vaatan selle teen natuke niimoodi. ehk siis ähm, jah, ehk siis mäletate, et kui on olemas seitse, kaheksa, üheksa, aga sul puudub neli, nii nagu minul see puudub, siis mina pean endale panema süsteemi kirja, muidu mina lähen täiesti hajeville. ja kui sul ei ole neid numbreid ja neid siin, sul on näiteks kolm, kuus, üheksa, millest ma praegu just räägin, siis on see, et siis sul nagu sa oled nagu justkui nagu seesmiselt sunnitud, saad aru, teisi kogu aeg nagu aitama. sul tekib nagu enda sees selline nagu pigem selline tohutult süüdistamise tunne, et miks sa ei tee või miks sa ei jõua ja kogu aeg on selline nagu kehva olla. eks kui sul on esindatud seal kas näiteks number üks, neli või seitse juba juures, siis sa aitab nagu rohkem nagu realiseerida oma plaane ja mitte teiste omasid, ehk siis see, mida mina enda puhul, kuna mul on mõlemad koodid olemas, siis mina pean ikkagi endaga nagu võitlema, et mul peab olema nagu eesmärk, siis ma töötan selle kallal ja siis, kui ma näiteks ei jõua, olen graafikus maas, siis mina näiteks tunnen tohutult palju süütunnet, mina kogu aeg tegelen sellega, et ma ei ole süüdi, mul on kõik väga hästi, inimene vahest ei jõua. ehk siis on sellised asjad, sa too jällegi oma näide, kui sa nüüd vaatad needsamad koodid, et kuidas sinul need nagu trigerdavad. nii, aga kui siis rääkida, siis veel sellisest, kuidas ma ütlen, mitte eriti rahaenergia numbrist, siis tuleks siin nagu ära mainida number neli. Siis number neli energia ehk siis neli, kui sul on sünnipäevas kuus ja aastas kuskil neli, siis seda oli vaja selles suhtes, et saada nagu totaalselt, nii nagu ma ütlesingi koodi puhul seitse, kaheksa, üheksa, seal on nelja vaja, sest see annab eesmärgi. aga siis neljal on see teine pool ka olemas. ehk siis number neli võib hästi kergesti langeda iseenese hävitamisse ja enda ressursside raiskamisse. ja number neljal on siis see omadus, et ta proovib kõiki aidata ja seda rohkem siis nagu enda arvelt. ja see puudutab siis kõige rohkem neid inimesi, kes on siis sündinud seal 4, 13, 22 või 31. kui me vaatame siis edukuse koodi puhul, siis sealt tuleb just see number 4 välja või on sündinud aprillikuus. ja võib-olla siis see ka, et sul on veel aastaliidud kokku omaette, tuleb number 4 ja siis võib-olla elude number on ka number 4. siis sinul ma soovitan küll väga tugevalt nagu vaadata seda, et kui palju sa iseennast nagu hindad. ja näiteks siis sellised inimesed ka, kellel on sellised numbrid esindatud, sellised rivid nagu 5, 8, 4. ehk siis sünnipäeva kuus või aastas on 5, 8 ja 4 olemas. siis see on ka väga selline hea rahaline energia. siis selline inimene siis teenib kergesti raha, kui ta peab nagu selles suhtes jälgima seda, et tal oleks eesmärk. seepärast, et number 4, kui on kaoses, siis ta võib nagu ennast nagu ära raisata ja läbi põleda. siin on nagu väga oluline koht. ja tähtis on siis see, et peab olema nagu hästi selline selge eesmärk. ja kirjutage kommentaarides, kuidas teil need numbrid siis trigerdavad, kuidas teie enda puhul olete siis aru saanud, näiteks kui teil on seal number 4 energia. sest number 4 on, nii nagu ma ütlengi, et väga hea struktuur, logistika, nad näevad täiesti nagu male ja kabe mängust mitu sammu ette.
aga see, et kui ta on miinuses, siis see tähendab seda, et nad hästi palju hävitavad iseennast, sellepärast et nad tahavad kõiki teisi aidata, jooksevad ise tühjaks. vot. Ja aga nüüd räägime siis sellest, kuidas kuulsad inimesed kasutasid näiteks numbrite maagiat oma isikliku ja ühiskondliku edu saavutamiseks. Selline lugu ka veel. Et tegelikult mõned ajaloolised isikud läksid radikaalsete sammudeni ja muusid oma sünnikuupäeva täielikult, isegi mitu korda näiteks, selleks, et soovitud efekti saavutada. näiteks on selline tuntud ajalooline tegelane, selline müstikamaailmast pigem, see tuleb nüüd minuga sealt koolkonnas siis see teadmine, et Georgi Gurdjiev, ma ei tea, keegi selline Nõukogude müstik, jah, kes väitis, et kui teate inimese sünnikuupäeva, siis teate temast kõik. Ehk siis mina ütleksin ka niimoodi, kui mina saan teie sünnipäeva, kuu ja aasta teada, ma olen isegi natuke uhke selle üle, sellepärast et siis ma saan praktiliselt sinust nagu terve pildi, ilma et ma sind tunnen üldse. sa ei pea üldse oma nime ja perekonnanime mulle andma, et natukene nokitsemist ja ma saan sinust üsna hea pildi. aga tema juba teadis siis seda asja ja seetõttu näiteks varjas ta oma sünnikuupäeva väga palju kordi. on teada näiteks 5, 6 või isegi rohkem erinevat tema sünnikuupäeva varianti ja seda praegust tema sünnipäeva ei teata võib-olla tänaseni. kuigi ma vaatasin seda, et Vikipeedia ütleb küll, et ta on sündinud 29. oktoobril 1949, aga kas see on õige, seda ei tea. ja ta tegi seda kõike selleks, et varjata oma tegelikku sünnikuupäeva ja samas ta kinnitas, et kui inimene muudab oma sünnikuupäeva, siis muutub ka tema karma ja saatuse energia. mina usun küll sellesse, selles suhtes, et kui sa nüüd mõtled ka see, et noh, näiteks sina, kes sa oled seal abiellunud, eks ju, vahet pole, et kas mees on võtnud siis naise perekonnanime või naine siis mehe perekonnanime, siis seal toimub nagu mingi energiavahetus, ehk siis sa saad väga hästi selgelt nagu mõelda selle peale, et siis sinu elu enne abiellumist ja sinu elu pärast abiellumist näiteks. tähendab, siis ma mõtlen siis, kui perekonnanimi on muutunud passis. ja siis selline väike uuring on ka tehtud, et seesama Georgi Gurdjiev oli siis Joosif Stalini isiklik abiline ja Stalini kohta on siis uuritud seda, et temal on olnud siis arvatavasti 2 sünnikuupäeva. et, üks on siis tema päris sünnikuupäev ja teine on siis selline sünnikuupäev siis, mida tähistati ametlikult Nõukogude Liidus. ja siis alles Nõukogude Liidu ajaloo lõpus siis sai teatavaks tema tegelik sünnikuupäev, mis annab edukuse koodis näiteks 3 9. kui ma nüüd ei eksi, siis oota, ma vaatan, mul on tal, mul on üles ka kirjutatud siia ehk siis ta on siis maksimaalne sõdalane, maksimaalne selline teenija ja väga tugev selline sõdalase energia. aga miks see Stalin siis varjas seda sünnikuupäeva ja pani endale selle teise kuupäeva, et tema tegelik sünnikuupäev on siis 18.12.1878 ja selles kuupäevas on siis 3 8 ja väga raske suur karmaline tee, eelmiste elude karma ja väga keeruline saatus. aga uus sünnipäev siis, mille Stalin endale siis valis, oli 21. detsember 1879 ja see sisaldab siis sulgevat 9. ja siin on siis olemas ka see kombinatsioon, tema aastast tuleb see välja 8, 7, 9 ja see on selline maksimaalne, ütleme, miljardäri liin, kuigi temal siin puudub ka 4, ta ei mõelnud, noh, võib-olla ta ei teadnud seda, et siis 4 peaks ka olema. ja ehk siis jah, inimesed, kes saavutavad siis maksimaalset edu, omavad sageli seda 7, 8, 9 siis neid numbreid oma sünnipäevas, kuus või aastas, aga seal on just see nagu konks, et seda peab õigesti kasutama, ehk siis seda energiat peab suunama nagu sinna positiivsesse. nii nagu ma ütlen, et patareis on 2 poolt, on ju, miinus ja pluss, aga muidugi need on mõlemad vajalikud, nad peavad olema lihtsalt tasakaalus. ja kui inimesel on mingil põhjusel näiteks 2 sünnipäeva, siis töötavad need mõlemal korral tema heaks ja loovad siis talle justkui nagu 2 isiksust, nii nagu selle Stalini, oli see Stalin või? Stalini näitel, jah.
ja muidugi väga oluline siis ka on see, et milline nimi sul on, perekonnanimi ja siis ka see, et mina ütleks niimoodi, kõige olulisem on ikkagi sünnipäev, kuu ja aasta ja siis sealt kõik välja tulenevad seal edukuse kood, sinu hingemissioon ja kõik muud asjad. aga seal annab lisanüanssi juba juurde ka see, et sinu siis nimi, siis perekonnanimi, siis nagu ma rääkisin, et ka see, et issand jumal, küll läheb nii meelest ära. tänavanimi, riik ja kõik muud asjad. ja siis samamoodi, et kas sul on topeltnimed ja see on hästi pikk selline filosoofia. ja samas siis seal suletud Facebooki grupis numbrite keel, siis seal on olemas tabel, mille järgi te saate vaadata seda oma nime välja otsida. ja kui ma ei eksi, siis Kai Tamm nüüd ka lasi välja endal selle ühe raamatu, kus minu meelest on ka täiesti need seletused kõik olemas, nii et uurimiseks on väga palju asju ja netist leiate ka kindlasti informatsiooni. ehk siis jah, kui inimene muudab siis oma perekonnanimi, et siis see võib täiesti radikaalselt muutuda, see teie süsteem. Ja siis nüüd üks selline näide, mida ma tahtsin siis teiega jagada video lõpus. Ja siis seda nimetatakse Fordi maagiliseks ruuduks. ja mõnes allikas väidetakse, et Henry Ford kandis alati kaasas ühte ja sama dollarit, millel ta oli joonistanud siis sellise ruudustiku. ma kohe näitan seda uuesti. ja siis teatud numeroloogia koolkonnas siis kasutatakse seda mingisugust selle numeroloogiliste mingi info väljasaamiseks ja ma näitasin seda ka teile. näitan uuesti, see on siis meie süsteemis see trips-traps-trull. noh, siis seda nimetatakse selleks koodiks, ma vaatan, et õigesti nagu ütlen, ma loodan, et te siis näete, on ju selle süsteemiga. mina tegin siis selle oma koodi ja arvatakse, et just see talismann siis tõmbas Fordi ellu tohutu rikkuse, sest ta kasutas äh, seda, kuidas ma ütlen, seda ruutu või siis selle kupüüri peale, mis ta siis tegi, kandis seda endaga kaasas. ja ma tahaksin, et me siis teeksime praegu koos selle ka teiega ära. ja selleks on vaja siis sul võtta mingisugune rahanumber. see pole mingi maagia, kas tahad, usud, kui ei taha, ära usu. mina võtsin hariliku pliiatsi selleks ja ma kohe näitan selle. ja ma võtsin 5 eurot näiteks. kui sa soovid, sa võid võtta seal 10, 50, 100, 500, ma ei tea, mis numbri. üks variant, mida ma veel mõtlesin, et siis täiesti saab võtta, issand, ma näitan, puhta lehe. ma olen kunagi seda ka teinud. mingisuguses koolituses oli see mingi selline, mingi värk. no ehk siis sa võtad paberi, vaata, siis sa teed iseendale, ma ei tea, mis, kas dollari või ma ei tea, mis rahatähe tahad teha. mingis riigis on ju, ma ei teagi, kus riigis see on, äkki Bulgaarias oli või, kus ma olen käinud, aga kas äkki on selles mitte Dubais, aga Balil, kirjutage, kes kus on nagu reisimas käinud või kes teab, siis on ka nagu tohutud mingid miljonid on seal need rahakupüürid. ma ei ole ise väga palju kohtades käinud, aga no vähemalt olen kuulnud. no vot, saad ise nagu teha endale selle rahakupüüri siia, tee mida tahad siia, oma näopilt näiteks ka siia, ma ei tea, see on täitsa vaba käsi. ja siis mina võtsin nüüd viieka endale ja ma plaanin siia siis näiteks teha siia endale mitu nulli juurde. ja siin on siis, no ma leidsin, siin on selline hästi hea vaba koht. siis ma toon ühe näite, ehk siis see Fordi ruut oli siis jah. Fordi ruut tähendab siis seda, et kui sa paned siia oma sünnipäeva, kuu ja aasta ja paned selle näite järgi endal siis need päevad, need mitte päevad, aga numbrid paned siia. siis nii nagu ma ütlesin, minul puudub number 2, minul puudub number 4 ja no minul number 5 ka puudub. mida see tähendab, kui minul mingid teatud numbrid puuduvad? number 2 tähendab seda, et ma peaksin rohkem tegema koostööd teiste inimestega ehk siis õppima delegeerima. number 4 tähendab seda, et paneme endale konkreetselt siis, need on need asjad, mida ma pean sundima alati endal siis arendama, aga heas mõttes sundima. ehk siis number 4 tähendab seda, kui mul seda siin ei ole, siis ma pean tegema eesmärgid, päevaplaani, mida ma teen järgmiseks, et ma midagi ära ei unusta. mul on alati endal siin olemas, ma kohe näitan üks kalender, näete, selline kalender, kuhu ma kõik asjad üles märgin. siis mul on veel elektrooniline kalender telefonis, igast asjad, mida ma kirjutan ja siis on mul ka paber, kuhu ma veel ka mingid asjad kirjutan, et ma midagi ära ei unusta. nii, oota, vaatame, mis seal oli.
ja siis, kuna mul puudub number 5, sest see tähendab seda, et ma peaksin suhtlema palju. ma olen elanud sellist elu, kus ma olen väga palju hoidnud ennast koopasse. no koopasse tähendab seda, et mul ei olnud eesmärki, mul ei, ma ei ütleks, et no võib-olla isegi masendus võis olla jah. et teil ka kindlasti võib olla selliseid asju või perioode. suhtlesin väga vähe inimestega ja noh, mis mul ei olnudki midagi delegeerida ja ei osanud ka delegeerida, kõik asjad võtsin enda kanda. ehk siis, kui siin ma rääkisin nüüd täna selles videos, et mul on kood olemas 789, mis viitab sellele, et peaks nagu jube miljonär olema. aga kui need asjad, augud on täitmata, ehk siis ma ei tee endaga tööd, siis see ka ei aktiveeru. ja siin, mis on 3, 6 ja 9, see tähendab ka seda, et ma võin olla täiesti, anda kõik endast ära, aga mul tasakaalustab see number 7, number 8, aga ikkagi ma pean seda number 4 ka kogu aeg nagu pidama nagu tundlat üleval. ma loodan, et te saite sellest aru. ma võib-olla tulevikus teen veel mingisuguse video, võib-olla natukene rohkem selle ruudu puhul ja siis annan nagu nõu, mida te iga numbri puhul peaksite siis tegema. ma praegu siia peatuma ei jää. ehk siis ja siit minu sünnipäevast, issand, siin niipidi, sünnipäevast, kuust ja aastast, te saate siis www.numbritekeel.ee sinna minna, scroll ida täitsa alla, seal tuleb see üks valem ja saate vaadata oma edukuse koodi, ehk siis minu edukuse kood tuleb siit välja 7, 8, ei, valesti, 7, 3, 7, 8, 7. ma õpin praegu teistpidi, jah, teile näitama seda. nii, ehk siis mina ise muidugi, minul on see hästi-hästi omane. mina tahaksin seda siia endale numbrite peale panna või selle rahatähe peale. ma väga loodan, et sa saad aru, mida ma nagu mõtlen. tee see kaasa, pane vahepeal pausile ja pane kommentaari, kas sa tegid seda või mitte. ma teen selle hästi kähku siin ära praegu. aga ma kirjutan nüüd enda puhul nagu õiget pidi. 7, 3, 7, 8, 7. no ja siia ma panen nullikesi. nii palju, kui mul siia mahub. no ehk siis ma tegin endale nüüd niimoodi. mulle meeldib see rohkem. sina, kui soovid, siis sa võid teha täpselt nii, nagu siis räägitakse selle Fordi loo puhul, ehk siis minu see trips-traps-trull ehk siis see ruut näeb välja selline ja see süsteem on siis selle järgi. sa võid teha kas selle, minule meeldib edukuse kood, kuna mina olen selle edukuse koodi süsteemi numeroloogias õppinud. nii, aga sa võid siis võtta jah, ükskõik mis rahatähe või siis nii, nagu ma tõin näite, et sa võid ise joonistada selle, teha siia ükskõik mida. sa võid teha üldse siin värviliste pildikestega seda täita täpselt nii, nagu sa ise tahad. ja, ja siis siin on vaja siis nüüd üks asi nagu teha. ma praegu vaatan tekstist, et ma midagi maha ei unusta. et siin on vaja siis soovida selle raha tähelt ühte asja. et sa aitad mul teenida sellise summa, sellise raha, mida siis iganes sa siia peale kas ei joonistanud või sa võid lihtsalt ka soovida ja selliseks ajaks. ehk siis mina ise arvan, et kui ma lõpetan selle video, siis ma teen selle asja lõpuni, ma panen siia ühe kuupäeva ka endale. alati sellistel soovidel on väga hea, kui sul on ka mingi eesmärk. ja muidugi siis see, et mina nüüd joonistasin sinna lihtsalt nullikesi taha, aga hea oleks, kui see summa ja tähtaeg oleks siis selline jõukohane ja reaalne. ehk siis selline, no igalühel on oma reaalsus, eks ju, igalühel on oma arusaam nendest asjadest, et tehke seda täpselt nii, nagu teie endale seda siis arvate, et peaks tegema. issand, kell on nii palju juba. noh, ma peaks kähku ära rääkima. ja siis tuleks see raha panna siis rahakotti, kanda endaga kaasas. minul on rahakott siin telefoni siin selle vahel. ma kusjuures kannan alati 50 eurot ka siin, seepärast et minu meelest on see annab rahaenergiat, ma panen selle ka ja ma kannan sellist asja nagu kalasoomust. ma ei tea, kus ma selle sain, selle mõtte, aga minu meelest kalasoomus rahatähtede vahel, mul sularaha väga palju ei ole, aga mul on kaardid siis, et kaartide vahel, aga ma hoian siis seda ka alati seal. nii. ja kandke seda siis kaasas, et kõige parem on see, et kui sa lihtsalt suure usaldusega selle asja paned enda sinna sisse ja lased selle vabaks. ja siis, kui sa saad aru, et see nagu töötas, kommenteeri ja kui sa oled selles suhtes juba saavutanud mingi rahasumma, siis lihtsalt anna talle veel nagu energiat, korraks poputa teda heade sõnadega ja kindlasti ka tänulik olla sellele rahatähele, et ta läheb nagu oma energiat nüüd tegema. et tänulikkus on alati A ja O iga asja puhul.
ja muidugi uskumine, mis siin ikka nagu. ja ma soovin selles suhtes kõigile, et te saaksite tõsta siis oma seda rahaenergiat, rahataset juba praegu ja ma loodan, et sellest videost oli teile kõigile abi, minule vähemalt oli, sest seda videot tehes ma juba igasuguseid asju siin muigasin ja mõtlesin ja nüüd, kui ma teile seda häälega veel välja rääkisin, siis ma sain hoopis natukene veel teistsuguseid teadmisi. ma tahan seda nagu lõpuni veel joonistada natukene. Kindlasti tuleb panna kuupäev ka siia. ja no ma arvan, et võib-olla harilik on selleks väga hea, sellepärast et siis, kui ta täidab nüüd oma missiooni ära, siis saab vahepeal null äkki juurde panna kuupäev tuleb lihtsalt ära vahetada. noh, ma tegin nalja, igaüks teeb siis omamoodi. ja aga selles suhtes kirjutage siia kommentaaridesse ka, et milliseid nippe teie teate siis raha saamiseks, rahaenergia nagu paisutamiseks äkki või ma ei kujuta ette, kuidas seda siis nagu ilusamini öelda, aga te saate aru küll. et jagage oma nippe, seepärast et see on nagu üks nipp, mis mina nüüd siin sain oma koolkonnast ja hea meelega jagan seda siis meie kõigiga ja iseendaga samamoodi. ja samas, kui teil on mingisugust huvi enda isiklike numbrite kohta, siis selleks on alati hea hüpata sinna www.numbritekeel.ee ja meil on seal uus asi nüüd selline nagu uudiskirjaga liitumine ja ma ei hakka teid väga palju pommitama, ma luban. ja alati saate sealt ka välja minna, et siis selle uudiskirja abil ja loomulikult koduleheküljele ma panen informatsiooni, mis siis on tulemas. tulen tegema väikseid selliseid koolitusi Zoomi kaudu ja siis võib-olla mitte võib-olla, aga kindlasti jätkuvadki siis need vestlusõhtud, seda siis juba järgmisel aastal. kui sa nüüd vaatad seda täna, siis 14. detsember 2025, siis tea, et see info on siis tänase päeva seisuga. vot niimoodi, nüüd sai kõik asjad ära räägitud. huvitav, eks teada, palju meil aega läks, ossa, päris hästi. kuulge, egas midagi, ma rullin seda oma asja siin nüüd edasi, ma korraks vaatan, kas te saite siin selles suhtes kõik õigesti aru, ma vaatan korraks siin ja peaks olema väga hästi, all right. väike kontroll oli ja egas midagi. ja sina, kallis naine, kui sa paned neid ajavööndeid siia, siis ma arvan, et siia võib olla ainukene ajavöönd, mis võiks olla, siis on see väike nipp, mis ma siia panin, seepärast et minu meelest siin videos on nüüd risti ja rästi igasugustest asjadest räägitud, nii et minu meelest on väga vahva, kui seda kuulatakse ja täiendage palun ka kommentaaridega, et õpime koos. seepärast see, mida mina teile räägin, ei ole absoluutne tõde ja selles suhtes, et ei ole nagu kiviga raiutud, kivisse raiutud kivisse raiutud. et meil on igalühel omad kogemused ja jagame ja aitame teineteist siis selles suhtes, et see on üks vaatenurk siis selle numeroloogia koolkonna poolt siis, kus mina olen olnud, aga nii nagu ma olen öelnud, siis neid koolkondasid on väga-väga palju. aga hää küll, lasen teid siis selles suhtes nüüd nokitsema oma rahatähtede puhul. ma siis natuke ka tuunin seda oma 5 eurost. tšau, tšau, mina olen Merike ja numbrite keel.